Tervist tulemast Vanapaugu Põrgu kööki. Ma olen nii sellisel lainel, et mälestusi on palju ja selline nostalgia vaatab uksest aknast ja kaminast korstnast sealt sisse igalt poolt trügib ja trambib jalgu. Ja siis selle nostalgia ja mälestustega tuli mul meelde veel sovjeti ajal, kui ma töötasin Sangaris, siis me reedeti ja peale vahetuse lõppu seal Sangari kuttidega käisime Tartus õllerestoranis Humal. See oli selline hea koht, kus sai õlut. No, loogiline õllerestoran. Ja seal oli üks selline õllekõrvane, mida pakuti, oli oad singiga. Põldoad singiga. See on mulle siiamaani meelde jäänud, see oli selline omapärane, ma ei olnud varem sellist asja saanud. Tomatipasta, tollel ajal ma ei tea, tomatipasta oli vist mingisugune suurtes plekkpurkides, et nii väikest kogust vist ei olnudki võimalik osta, seda ma tõesti ei mäleta. Aga et oli tehtud tomatipastaga ja praesibul, praetud suitsusink ja keedetud oad olid siis seal nagu sees või oa sees olid siis sibulisink ja tomatipastaga tehtud. Ja vaata, mina käisin seoses sellega, et ma käisin poolakate poes ja poolakate poest ma leidsin sellised külmutatud oad. Ja kuna siin on Eesti lipp ka peal ja eesti keeles puhtalt kirjutatud põldoad, siis tähendab, et neid peab olema Eestis ka müügil. Ja mul on nüüd just selline ütlemine või nõuanne näiteks linna inimestele, kellel nägimisulatuses ühtegi oapõldu ei ole, siis seda saate nõuda sealt marketitest, poest. Ja valmistamisviis on lihtne, paned külmunust peast kohe soolvette, külma soolvette ja lased keema, keedad kuskil 25 minutit. Ja peaks olema all right. Ja nüüd ma räägin sellest lisandist, kuidas ma üritan siin seda, ma olen mitu korda proovinud teha, aga ta ikkagi midagi on nagu teistmoodi. Aga nüüd ma usun, et mul tuleb ta täpselt nii välja, nagu ta tulma peab. Et ensiks on sul vaja selle koguse kohta, palju see kogus siin on. See on suur kogus. Ma olen selle ära 400 grammi, natukene alla poole kilo. Siis selle poole kilo kohta on sul vaja üks suur sibul või 2 väiksemat sibulat. Siis on sul vaja üks pisikene riivitud küüslauku. Siis on sul vaja see sibul ära hakkida, panile panna võid ja õli. Hakkida peenikesed kuubikud või ribad suitsusinki, soovitavalt koos kamaraga. See suitsukamar annab veel eriti head maitset. Ja mina panen siis nagu oma tehtud see tomatikaste, nõnda nimetatud rahvusvaheline nimega ketšup, tilli ja üks marineeritud punane paprika. Ja vaata, asi on nüüd selline. Siin on mul juba nüüd see sibul, küüslauk ja sink on juba ära praetud või ja õliga. Pandud natukene soola, musta pipart ja kuivatatud basiilikut. Muud ma ei pannudki sinna. Sool muidugi. Ja vaata, nüüd ma kurnan need oad ära. Mul on siin oad on ära keedetud. Ma kurnan need oad ära. Nii, ja ma panen need oad siis siia nüüd peale. All right. Ja siia ubade peale ma siis panen need
marineeritud paprika. Kaks supilusikatäit enda tehtud, kodus tehtud ketšupit. Ja till. Nii, selle looga on nüüd niimoodi, võt vaata, selle paned sa nüüd pliidi peale tagasi. Ja hästi madala tule peal, kuna oad on valmis, kõik muu on valmis, madala tule peal lihtsalt lased korra kuuma läbi. Ja siis on sul vaja minna poodi. Sest mees tuleb sul töölt, ta on kindlasti näljane ja poesti ei ole sul vaja mitte midagi muud tuua. Unusta ära leivad, saiad kõik. Sul on vaja üks six-pack õlut mehele. Sest see on õllekõrvane. Ja see on tõsine kõhutäie. Samas, muidugi. Vaata, siin on ka igasugused loteriid nagu Eestis. Eestis on ka need Eurojaakpot ja Viikingi loto ja spordiloto vist enam ei ole. Aga mina olen ka siin ikkagi lotot mänginud ja ostnud ja siiamaani, mitte nüüd väga suure eduga, aga päris ilma pole ka jäänud, sest vaata, kui sa selle lotoga võidad, siis sa seal samas kohe selle raha mängid uuesti jälle maha, nüüd peab raha ringluses kogu aeg. Ja mul tuleb meelde üks jutt oli, mitte jutt oli, vaid jutt on kogu aeg, on seal Facebookis, avastame vist koos või avastamisrõõm või mis see on, kus öeldakse, et sellel tähtkujul on järgmine nädal või nendel päevadel suur võimalus võita ja siis mul tuleb kohe tõsielu lugu meelde, kuidas Inglismaal üks vanamees käis Londonis seal totalisaatori peal, tähendab, hipodroomi peal käis hobuste võidu ajamist seal mängimas kogu aeg. Hobuste võidu ajamine, paned hobuse peale raha ja ta ei võitnud kunagi mitte midagi. Ja siis tal läks süda täis, et kõik see on puhas pettus ja kokkumängija. Ja läks, ära sõitis väljas maal, Londoni lähedal maal. Ja 6 aastat ta jalga enam Londonisse ei tõstnud. Arvasid, sai sellest sõltuvusest lahti. Ja siis ta luges kuskilt ajalehest täpselt samasugust ennustust, nagu Facebookis on see. Avastame koos, et sellel ja sellel kuupäeval, sellel tähtkujul on võimalus võita. Ja tema luges, et tema tähtkujul on 6. kuupäeval, see oli kuu alguses, 6. kuupäeval on tema tähtkujul võimalus 95% võita. Loteriide ja hasartmängude ja nendega. Ja ta oli nüüd raha kogunud muidugi juba ja siis ta käis pangas, võttis 6000 naela välja. Tolle 6. kuupäeva hommikul läks ta kella 6 rongi peale, sõitis Londonisse. Enese ehmatuseks vaatas piletit, talle oli müüdud koht number 6. Siis sõitis ta rongijaamast bussiga, number 6 bussiga hipodroomile. Vaatas 6 sõit, hobune number 6. Ja ta pani kogu oma raha, see 6000 naela, panin ta selle 6. hobuse peale. Ja teate, mis juhtus? Hobune jäi 6. Loto õnne ja kohtumine.